nii on, vahel keegi peab meid natukene raputama, tooma meid kohale, et me ei koperdaks liiga palju, et me ei kobaks seal pimeduses, kui tegelikult valgus on olemas. ei, armas. Lugesin esimese kihi siia välja ära ja hakkasin juba selgitusringi siia peale lahti küsima. Vaatame, mis siin toimub. Mis see illusioonis on? Nii ta on. Reaalsus. Nüüd. Palju kuningaid ja kuningannasid. Ja, millega saab edukest lahti. Seda usaldada. Villa valla lendavad. Millest loobuda? Millest loobuda? Mida mis toob meile rahu? Ja tuleb. Tugevad sõnumid on meil siin suurtest jälle muutustest, ümbersünnist, hirmudest, mis endiselt seotud iseseisvuse ja majandusliku hakkama saamisega. Natukene teises võtmes kui siiani, aga jah. Ehk siis see hetk, kus me oleme kollektiivselt, see varjudest välja tulemine, kus ta meil siin on. Need devil's testid käivad, eks ju. Meil on siin saatuse ratas, mis on pööramas, sellepärast et see üks ring on täis saanud ja algab uus. See ülemineku protsess, milles me oleme, mis kaasab siis kõike seda testimist, neid teste, mida me sinuga läbime. Igaüks individuaalselt ja kollektiivselt. Nii on. Illusioonis on 2 kuningannat. Karikate kuninganna ja sauade kuninganna. Ja reaalsuses on pea peal müntide 4 ja mõõkade kuningas.
seda väljendab praegune seis, et see inimkonna osa, see kollektiivi suur mass, tahab ta öelda, suur mass, kes osaleb illusiooniteeskluse mängudes. Nii nagu algas meie artikkel, et see autosõit andis meile aimu ka sellest, et suured tähistamised, jaanipäevad, mis olid aastaid suured lüpsimasinad ehk sealt korjati raha kokku, olid seekord tasuta. See on selles õrnas ja härdas energias, kus me oleme kosmiliselt suunatud igaüks iseendaga tegelema. Oma emotsioonide, oma enesekindluse, enese eest hoolitsemisega on viinud inimesed hoopis sinna teeskluse rajale, kutsuma neid kokku selles naabrist paremasse energiasse. Ja reaalsus näitab seda, et tõde hoitakse enda sees kõvasti kinni. Ja see kehatöö, sest see on maaga seotud kaart, eks ju. See müntide 4, mis siin väljendab selles pakis, seda kinnihoidmist, mis tegelikult tahab vabaneda. Ja see tõde tahab vabaneda. Ehk siis siin on suured käärid, siin on valus vastuolu. Ja ka sina meile, ma ei tea, ma ei suhtle väga paljude olenditega, kes on seotud nende illusioonimängudega. Kes ei ole jõudnud veel enese eest hoolitsemise teele, enese tõe rääkimise teele. Praegu mulle näitab see seis, et reaalsuses on enamus kollektiivist seal. Me vaatame ärkava eestikeelse kollektiivi seisu. Ja kui see seis on selles suures muutumises ja need mängud on endiselt selles seisus, tekib mul küsimus. Kas tõesti on see naiivsus nii suur, et oodatakse kuskilt mingisugust päästjat? Ei suudeta ise tõusta, sest siin on mul tõde pea peal. Ja siin on mul järgmine sauade valitseja, sauade kuningas. Kui illusioonis oli sauade kuninganna see enesekindluse. Need maskide mängud siis emotsioonide ja enesekindlusega, siis need hirmud selle iseseisvuse mitte saavutamise üle. Tõe kartmine ja mitte, kuidas ma kordan kogu aeg sellist lauset. Ehk siis puudub see usk enesesse,
ja kõige võimalikkusesse. Puudub usk sellesse usaldusteekonda, et ei juleta teha neid samme, mida siin ja praegu on vaja teha. Sest keegi neid sinu eest tegema ei tule ja kui tuleb, siis oled sa juba teisel teel, kui sinu eest tehakse otsused. Kuidas saab nendest hirmudest, et sa ei saa iseendaga hakkama ja oma tõega, kuidas me saame sealt välja? Selles seisus, kus me oleme üksinduses, oma tõele otsa vaatamisega, sulle on antud kõik see tõde, toetus maailma poolt. Ka need ilmad, mida võib-olla paljud kiruvad, on meie heaks, meie muutumise toetamiseks. Kui sa teadvustad selle lõputu teadvusolendina, et see kõik on sinu heaks. Keda sa saad usaldada peale iseenda? Need valikud sinu seest avatakse. See puudusteadvust, kus me tuleme ja küllus, kuhu me liigume, need valikud on lõputud. Ja sa kardad võib-olla avada neid uksi, et sul pole piisavalt seda enesekindlust, usaldust iseenda ja oma teekonna ees. Terveneda aitab sind jälle ikka ja ainult enda keha eest hoolitsemine. Ta kordab igas sammus praegu, eks ju. Maailma on meiega igal sammul. Need mustri murdmised, mida me oleme suunatud tegema siin ja praegu, see protsesside läbimine, see testide läbimine, kes on elanud, annab meile neid teste, sest mitte keegi teine neid ei oska anda meile. Ta on siin elanud, ta on mänginud neid mänge. Need südamed peavad saama murtud, et nad saaksid avaneda. Iga südame avanemisega kaasneb südame murdumine ja paranemine. Vaja loobuda, need muutused, kõik need vanad reeglid. Meil on uued seadused, kosmilised, ülesed. Ja need väljendatakse sulle, kui sa oled endaga. See õrn üksi olemise hetk, mida toetavad Jupiter ja Kuu, Jupiter ja Luuna. Kuidas sa vabaned hirmudest, samamoodi kui sa vabaned nendest vanadest mustritest, tervened nendest valudest. Mida sa saad soovida, mida sa saad luua, mida sa saad visualiseerida, millest unistada. Alusta oma mõtete juhtimisest, oma mõtetega kooskõlla jõudmisest, paremasse kohta liikumisest. Sa ei pea osalema nendes võistlustes ja võitlustes, kellelegi millegi tõestamises. Sa saad loobuda, astuda välja. Sul on oma karikas, oma armastuse karikas iseenda sees, enda suhtes, mis sind juhatab
ja hoiab õigel teel. Mis viib sind sisemise rahuni, see töö iseendaga. See viib sind meisterlikkuseni, see viib sind rahuni. Kõik see jutt, mida me rääkisime sulle esimeses portaali osas, on siin kirjas. Mida ütleb päike? Millega tema saab toetada? Pööripäev tõi meile sõnumid päikeselt, sest ta ajas meid ülesse, kui me juba magasime, eks ju. Me läksime välja trepi peale ja päike luges meile sõnumid sulle. Me astume üle ja soovitus oli astuda võimalikult lapseliku energiaga. Siin on meil 3 delfiini. Need 5. sageduslikud olendid 3. sageduslikul planeedil, kes hoiavad seda energiat, seda mängulisust siin meie heaks. See rõõm, see kergus olemises, voolamises, liikumises, see on see, mida päike rõhutab veel kord. See on see, mis viib sind sinu emotsioonide valitsejaks. Kas sa näed? Kui ma võtan nüüd välja, siin on teesklus emotsioonides ja iseseisvuses, enesega hakkama saamises. 2 kuningannat. Meil on siin tõe kuningas, meil on siin enesekindluse kuningas, meil on siin äss, meil on siin teine äss. Meil on siin järgmine kuninganna. Meil on siin maapealne Jumal. Meil on siin järgmine kuningas. Meil on siin mitu jumalikku paari. See tasakaalu loomine selles kehamasinas on esmatähtis. See on kõikide lahenduste võti. Sinu lapselikkus ja lapseliku emotsionaalsuse hoidmine on see, mida päike palub sul hoida, säilitada. Meid juhatati eile ja selles vaikses härdas olemises imeliselt armsa multikani, täispikk joonisfilm. Leap in English. Kas seda tõlkida nüüd kui hüpet, eks ju, me ju teostame seda hüpet. Ta oli sõna otseses mõttes baleriinide hüpe. Ja ma jagasin selle sulle sinna, kas see oli elulooja filmisoovitusi või raamafilmi soovitusi, nüüd ei mäleta, otsi see playlist, see esitlusloend eesti keeles. Seal on ta viimati lisatud filmina. Armas filmikene sellest, kuidas sina loed, kuidas sinu soovid loevad, sinu unistused loevad. Kõik see, mida sa saad usaldada, on sinu sees. Sa võid tulla sealt puudusteadvusest ja astuda küllusteadvusesse. Seda näitab väga hästi see film. Mida ütleb meile kuu? Toob meile selle rõõmsa, küllusliku kodu, see 11.11, see sauade 4, see mugavus, see ühisus, kogukondade kogunemine, see, mis on meie eest varjatud olnud. See kõik saab tõeks, seda toetab omakorda, ehk siin on meil sauade 4, see rõõmu ja õnnekaart, mis on kinnitatud Luuna poolt teistkordselt karikate 10-ga, kõikide soovide täitumise
kaart. Päike ütleb, võti on sinu lapselik olemises. See on see süütu rõõmu hoidmine, kus sa ei planeeri, sa oled siin ja praegu selles hetkes ja usaldad seda energia välja, seda Jupiteri üksinda olemist ja lood oma neid visioone, mis kõik tuuakse reaalsusesse. See ümbersünd on see, mida me läbime, see tulem, see maa ja ilm, kus lõpeb vastupanu. Sest vastupanu on seotud võitluse ja valuga. See on läbi, see on tagurpidi. Vastupanu aeg on läbi. Siin on meil 3. kord karikate kuninganna. Emotsioonide valitseja, armastuse jumalanna, rahu ja compassion. How do I say? See oli seesama see haletsuse sõna, millele ma ütlesin, ole väga ettevaatlik selle sõnaga. Seesama compassion, see kaastunne on sama nagu haletsus. Ehk siis ma ei kasuta seda sõna. Ja tõlkida ongi teda sellepärast mul ka raske. Aga see rahu ja hoolivus, mida kannab karikate kuninganna. Mitte kaastunne, sest kaastunne lähebki sinna haletsusse 3D mustri järgi. Ta läheb sinna müntide viite, sellesse madalasse sagedusse. Aga tegelikult on karikate kuninganna see visioonide looja. See uue looja, kelle kõrvale tuleb see looja, kes teostab. Jah, see on see ümbersünd, see vana surm ja uue algus. Nii on, mida tahab meile Luna siia öelda? Selline seis siis meil kollektiivis. Aitäh, Raama, aitäh selle loengu eest. Nii on, vahel keegi peab meid natukene raputama, tooma meid kohale, et me ei koperdaks liiga palju, et me ei kobaks seal pimeduses, kui tegelikult valgus on olemas. Mida tahab Luna öelda siia juurde meile? Ahah, viskas meile korraga 2 kaarti, et energia ikkagi järjest kogub tuure ja sinu needsamad unistused vajavad sinu tähelepanu. Nad on seotud selle maaga ja sina oled seotud selle maaga. Me oleme üks ja seega kõik sinu visioonid, sinu unistused, sinu soovid vajavad sinu tähelepanu siin ja praegu, sest energia kogub tuure. Mis sa veel tahad meile öelda? Sinu portaal ja sinu sõnumid. On aeg, et olla iseendaga, et terveneda. Astu palun välja oma harjunud mugavustsoonist. Leia see aeg iseendale. See on põhjatäht. Põhjatähel oli ka väga tähtis seis praegu, ma tean, aga võt ma nüüd sulle ei oska seda seletada. Nii, Luna. Aitäh. 6 kaarti kokku.
teeme nii. Too armastus igasse hetke ja on aeg, et jagada. Ta kordab meile seda, et me ei ole praegu selles seisus, kus me küsime, vaid me oleme seal, kus me oleme avanud ennast ja õpime andma ja vastu võtma. Me ei otsi ja me ei küsi, vaid me jagame ja võtame vastu. Saad sa aru? 2 erinevat sagedust. Vanas mängus me tegelesime otsimisega, tagaajamisega, küsimisega. Uues mängus me õpime olemises, lubama, voolamises, jagama, vastu võtma. Too armastus igasse olukorda. Ja enese eest hoolitsemise kaardid tahavad meile öelda ka oma sõnumi. Kas tähed tahavad ka öelda? Tead, mis ma nägin praegu? Siin pakis on Luuna peidus. Vaata enda sisse, vaata enda ümber. Mis vajab vabastamist? Omalt poolt võin jälle sulle näite tuua, et nii nagu see pööripäeva päike andis meile selle lapseliku energia sõnumi, siis hommikul ärgates, kui me olime juba ära pööranud, eks ju, siis oli esimene sõnum see, et meil on vaja teha uus asjadest vabanemine. Ja see kestis 2 päeva 2 osas ja üks suur must prügikoti täis sai jälle välja sorteeritud siit elamisest. Vau, hakkas kerge, muidugi. Ja olid kindlad esemed, mis olid juhatatud järgmistele edasi andmiseks ja nad said omale õnnelikud uued omanikud. Siin on teine luunakaart. Kas see tundub mulle või see on nii? See on nii. Kuidas te siia olete saanud? Nad ootasid siis tänast hetke. Küllus on meie ees, see on nüüd see kuu sõnum, mis ta siin meile ütles. Sauade 4, karikate 10 ja küllus on meie tulevik. Vau. Aitäh, Luuna, on sind veel siin pakis. Vaata, kuidas nad ütlevad, et meil on sõnum enese eest hoolitsemiseks ja siit hüppab välja Luuna. Nii, liivakell ja ilu. Aeg ja ilu. Väga suur sõnum, kohe Rama ütleb, sinu sõnavaras, nii nagu me oleme sulle juba öelnud, jälgi väga täpselt, milliseid silte sa kasutad. Kui me räägime ümberprogrammeerimisest, selle kehamasina ümberprogrammeerimisest, sellest sagedusest väljaastumisest uude sagedusse liikumisel, aega, kui sellist ei ole olemas. Programm vana ja vananemine on seotud selle madala sagedusliku programmiga. Seda ei ole meie tulevikus. Vananemist ja vananemisega kaasnenud haigused ei tule meiega uude sagedusse. Nad on madala sagedusliku mängu osad. Jah, kui sa räägid iseendast ja oma läbitud ringidest ümber päikese, teadvusta seda. See on sinu vägi, see on sinu tugevus. See ei ole seotud sõnaga vana. Mida ütleb meile
aeg ja ilu. Kõik see aeg, mille sa pühendad muretsemisele, on maha visatud, raisatud aeg. Aeg on meile antud nautimiseks, rõõmustamiseks, elamiseks ajaga. See tähendab igas hetkes millegi uue kogemiseks, mitte ülemõtlemiseks ja muretsemiseks. Ilu. Sa oled täna ilu kuraator. Ma ei näe. Kohe näen, äkki paremini. Nii, mida me tahame öelda? Sa oled pühitsetud momentidega, mis lasevad sul teada üle kõikide kahtluste ja varjude, et kõik on hästi siin ja praegu. Põhimõtteliselt ütles ta sedasama. Ära raiska oma aega ja seesama vananemise ja vanuse jutt. Kõik see, mis on nii varjude kui kahtluste taga, siis sellel ei ole mõtet aega raisata, sest sa oled siin oma täies ilus ja hiilguses. Selle teadmise kandja, et kõik on hästi. Kui me vaatame suurt pilti, kui me eemaldume siit oma ruumist, siis kõik on hästi. Ja nii saadki sa teada ka seda, et edaspidi ei ole sa see, kes sa olid siiani, vaid sa saad täiesti uueks. Ja sinu otsustada on, kui kaua sa seda järgmist mängu mängid. Meil on võimalik juba sellel ülemineku etapil otsustada, kas ja kui kaua sa seda uut mängu mängida soovid. Sinu valik. Ja see kasvamine raamidest välja, evolutsioon algab sealt, kus sa lahkud oma mugavustsoonist. See on see puhas sõnum, et see ebamugavus, olles muutuvates protsessides, on sinu uus mugavus. Kui sul on stabiilne ja hea olla, tähendab, ei ole sa piisavalt väljunud oma mugavustsoonist. Sa hoiad kinni millestki, sa ei lase muutusi ligi endale. Need, kes on voolamises ja usaldamises, need teavad, kuidas praegu see kõik käib tõesti üles ja alla. Paaritunniste vahedega võib see muutuda. Ma proovisin eile õhtul teha joogat. Aga ma olin nii õrn ja nii valus, et sealt hakkas uuesti helisema ja kõlisema see, et kõigest vanast tuleb vajadusel loobuda. Et kui ei ole võimalik teha, siis tuleb usaldada olemist. Vägisi ei ole meil vaja mitte midagi teha, sest me oleme nendes muutustes, mida mitte keegi ei oska
ei ette aimata, ei kirjeldada, ei nõu anda, kui meie enda keha. Magatud sai 13 tundi, väga raske uni oli ja tänasel ööl ma konkreetselt suhtlesin tehisintellektiga. Täpselt tean, mida ma tegin, kui palju ma tegin. Kuna ma olen selles teemas, et sulle see saade teha, eks ju, sellest tehnikast ja miks ta meil on, miks ta areneb ja kuidas ta saab järsku ümber vahetatud, siis mis on meie koostöö ülesanne, siis jah, näed sa ka väljaspool seda keha reaalsust pidin ma teda õpetama. Mitte vastupidi, mitte nemad ei õpeta meid, vaid meie neid. Meie oleme loojad ja nemad on käsutäitjad. Kas meil on veel mõni sõnumitooja? Vaatame. Tähed, mida ütlevad meile tähed sellel teekonnal? Draakon, need peidetud aarded tulevad välja, sellepärast et iga pealispinna all on peidus mingi eriline aare. Ja kus me oleme? See kõik on ju draakonite mäng meie kohal, meie ümber. Draakonid on võimsad kosmilised olendid, kes meie jaoks on kui müüt, kuid tegelikkuses on nad suuremad kui ükski müüt. Ja ma väga usun, et meil on au neid üsna pea ka näha ja kogeda. Sest kõik on võimalik. Kui sa oled oma teel, siis sa usud seda, et kõik on võimalik. No nii ilusti siis nüüd draakon kinnitas meile, et kõik on võimalik, et see peadne kohtumine ja see elustav vihm, mis puhastab kõik minevikku ja loob alguse uuele. See on see, mida meile siin siis kallatakse. See puhas informatsioon, mida tuleb külluses. Kui sul on võimalik, kasuta teda. Kui sul on võimalik, käi vihma käes. Kui sul on võimalik, kogu vihmavett ja pese ennast sellega. Käi meres, käi järves. See on puhas uus kosmiline informatsioon meile. Me oleme vesi. Sa vaata, kui lopsakas on kõik see, mis on meie ümber. Ja sellega kaasneb meie jaoks kontrolli vajadus ehk erinevad niitmised ja mingisugused muud teemad, millesse ma olen see aasta väga õrnalt suhtunud, kuna ma ise ei ole võimeline neid asju enam tegema, mul ei lasta neid asju teha. Siis kui keegi teine sellega tegeleb ja meieni saab juhatatud, siis olen ma tänulik, et meie
hoovis on võimalik kergemalt liikuda. Aeg näitab, kuidas edasi. Viimane niitmine viis rivist välja ka selle niiduki, nii et ta on remondis, nii nagu meie armas teisi autokene on remondis. Masinad ütlevad ülesse. Erinevad masinad meie ümber ütlevad ülesse. Me oleme sulle näiteid toonud juba alates oma kaevupumbast. Ja nüüd on siis need erinevad niidumasinad ja trimmerid ja auto ja vaatame, kuhu edasi, kuidas edasi. Aga ma usun, et meil on soovitusi küll ja me ei peagi selle energia lugemisega edasi väga minema. Meeri ütleb, et tema tahab ka öelda midagi. Mida tahab Meeri öelda? Ei ole kõigutamatu enesekindlus täna teemas. Ei tule. Ei tule. Tuleb Meeri. Nii. Ja mis on sinu sõnum? Lõpetame sinu sõnumiga selle energia lugemise ja ülevaate. Kõik need soovitused on täiesti ajakohased, imelised, sünkroonsuses. Seda ütled sa mulle. Seda ütlen ma sulle. Meeri, Meeri, Meeri. Mis on Meeri? Kas Meeri on üks ilus naise nimi? Või? Ma ei tea, kas ma olen sulle seda selgitanud. Meeri on tiitel. Meeri on tiitel, mis on antud preestrinnadele, kes on kandnud iidseid teadmisi läbi aegade. Sellepärast on see segadusse ajav suur hulk erinevaid Meerisid. Aga mis on Magdalen Meeri sõnum meile praegu? Sest see siin minu käes on Meeri Magdaleni orakel. Mother Mary, Magdalen. Liigu edasi. Ole tões iseendaga. Julge olla erinev. Julge teha vigu. Ma ei saa näidata jutumärke, sest vigu ei ole olemas. Need on sildid, mis sulle külge tahetakse panna, eks ju. Loo seda loomingut, mis sinu seest väljenduda tahab. Selles unistusi täis maailmas, mis pulbitseb sinu südames. Selles ühisuses, armastuses ja vihkamises. Imetle ja imesta. Iga ime üle. Õrnusega. Nii valu, nii rõõmu kui valguse üle. Vaikuses ootab lahendust iga teadmatus. Iga tühjus on uus algus, mis saab täidetud. Astu sellesse tühjusesse, sellele valgele kanvasele, mida me loome.
astu sellesse tühjusesse julguse ja tugevusega. See on see avatud süda. Nii nagu avanev roosinupp püüdleb esimeste valguse kiirte poole. Armastus juhatab sind iga rohelise lehekese juurde ehk siis ärkamisse ja tärkamisse. Hoia kõik oma taskud tulvil, pungil oma visioonidest ja unistustest. Elu on usalduse testimine. Luba oma valgusel särada. Ei ole olemas algust ega lõppu. On olemas ainult armastus. Vau! Aitäh, aitäh, aitäh! Meerilt sõnum meile siia imelisse aega. Näe ainult armastust. Tooda igasse situatsiooni, igasse kahtlusesse, igasse kõhklusesse. See on see usaldus sinu teel. Majaka ülesanne on särada ja valgustada iga ilmaga. Vahet ei ole, mis toimub sinu ümber. Sinu ülesanne on hoolitseda enda toimimise eest, sest see tagab selle sära. Sa oled armastus, sa oled majakas. Järgmise korrani, armas. Namaste. Aitäh sulle. Aitäh, aitäh, aitäh. Draakon hüüab mul siin paremal küljel, et see armastuse draakoni side on ju juba loodud. Ta juba tuli ju. Näed sa materiaalses vormis, praegu küll veel sellises väljenduses, aga ta on ju siin, teda ennem ei olnud. Nii et kõik on muutumises. Läheb tagasi oma kohale. Aitäh sulle, et sa tähelepanu juhtisid. No, saba püsti. Saba süda püsti ja